الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد. Ma teen üsna lakooniliselt, aga härra Endel Apsaloniga minu kohtumine sai toimuma siis, kui ma olin olnud 4 päeva ainult Nõmme linnaosa vanem ja ma kliinikuju juures kuulutasin välja esimese advendisüütamise ja see oli ilm, kus ilm oli üsna heitlik, et vihma kallas nagu oavarrest, aga tänu härra Apsaloni suurepärastele oskustele fotografeerida suutis ta linnaosa vanemast teha filigraansed pildid. Et mul on suur rõõm, et siin Nõmme majas me avame uuel aastal uue näituse ja see näitus ei ole Nõmmel senimaani veel olnud ja veelgi enam, selle autor on nõmmekas ise, et see traditsioon siin säiliks ja mul on hea meel kuulutada see näitus avatuks. Aitäh ja omalt poolt tahaks ka kiita. Aitäh, suur tänu. Aitäh teile. Suur tänu. Et võib-olla natukene siis püüan selgitada seda näitust, et paremini võib-olla mõista, mis nende piltide peal on ja see on üks minu elust periood, mida ma olen siis piltidesse pannud. Et olen 3 korral käinud Afganistanis kaitseväelasena ja need pildid on tekkinud tänu koostööle oma missioonikaaslastele. Ja see näitus mingis mõttes ongi nagu tänu nendele poistele, kes usaldasid alati ühte staabiohvitseri kaasa võtta põllu peale, et ma saasin nende tegevust pildistada. Antud juhul on rohkem küll kohalikust elust need pildid, mingis mõttes kaudselt näidata seda, et see piirkond igal sammul tunnetab sõjaolukorda või et sõda on üks osa nende elust. 3-4 põlvkonda inimesi on üles kasvanud seal ainult sõda pidades ja nad ei oska mitte midagi muud teha kui ainult sõdida. Kohalikule elanikule võib-olla on kõige parem see, et ei ole seal ei välissõjaväelasi ega Talibani, et nad tahaksid hea meelega rahus oma elu elada, tööd teha, kasvatada lapsi, tunda elust rõõmu, paraku kõik asjad ei lähe nii, nagu tahetakse. Helmandi provints, kus mina konkreetselt olin, on suhteliselt suur territooriumilt.
ta päris Eesti territooriumi välja ei anna, pool sellest kindlasti. Ja kui nüüd arvestame seda, et selles Helmandi provintsis, kus rahvaarv ulatub miljonitesse, ei olnud sellel perioodil, kui ma esimest korda sinna läksin, mitte ühtegi kooli. See oli lihtne põhjus, kooliõpetajad, kes selles piirkonnas olid, ju tapeti Talibani poolt ja ei olnudki võimalik üldse õppida. Ja kui minult on küsitud, et kas selle perioodi jooksul, mis mina seal olen käinud, on midagi muutunud, kas on midagi teistmoodi, siis nii palju küll, et kui ma esimest korda käisin seal ja läksin kolmandat korda, siis see ala, kus meie olime, oli muutunud mõnes mõttes rahulikumaks. Et olid tekkinud mõned koolid, need olid küll, ütleme, nende kohaliku usku edastavad ja ütleme, tihtipeale olid seal kooliõpetajates just kohalikud vaimulikud. Aga sellele vaatamata see andis võimaluse nendel lastel, kes seal elasid, õppida kirjutama, lugema ja võimalus oli saada selline haridus, mis laseks neil jõuda veidikene kaugemale oma kodukohast. Samas näed sa selles piirkonnas iga päev inimesi, kes on kaotanud oma jalad või käed sõjapidamise kaudu. Sa näed seda teatud vaesust, rusutust. Samas jälle on seal täiesti tavaline, võib-olla meile harjumatu, moonipõlde on seal hästi palju. Ja kui me kirjandust usume, siis kirjanduse kaudu me ju teame, et kusagil pea 90% maailmas müüdavast heroiinist tuleb just Helmandi provintsist. Muidugi mooniõied on hästi ilusad ja kui sa vaatad seda, neid põlde, siis need põllud olid fantastiliselt ilusad. Aga teades, mida see kõik enda kaasa toob, siis kohalikele tähendas see sissetulekut. Et üks mingisugune väikene põld, mida nad kasvatasid, andis tervele perele elatise terves aastas. Et muud juur- ja puuvilju, mida nad kasvatasid, seda nad kasvatasid ainult enda toiduks. Aga nende moonipõldude pärast tekkisid tihtipeale seal konfliktid mitte välissõduritega, vaid just oma sõdurite või oma kaitseväe ja oma politseiga, kes tahtsid need põlde üles künda ja siis toimusid praktiliselt kevadeti üsna suured lahingud neil endi vahel. Aga väljaminemise puhul oligi niiviisi, et mõtled küll, et lähed välja ja pildistad teed ilusaid pilte, ilus loodus, siis paraku seda saad ainult nautida sageli silmadega, sest mõtled küll, et ma lähen, astun siia või teise kohta, teen ilusa pildi, siis seda võimalust ei ole. Minu ajal, mis mina olen olnud missioonil, on vähemalt 2 fotograafi oma elu kaotanud selle tõttu, et ei ole järginud sõjapiirkonna nii-öelda tingimusi. Astutakse rajas kõrvale ja tulemus ongi see, et sa kaotad jala või oma elu. Tavaliselt üks selline ise valmistatud lõhkekeha, et võrdlusena, et paremini mõista, mida see tähendab seda, et kui ma ise valmistatud lõhkekehale astun, siis ma kaotan ühe jala
upemeni ja teise põlveni. See on minimaalne, mis sellest juhtuda saab. Et selle tõttu tuleb väga hoolas olla ja tähelepanelik. Minu ülesanne väljas olles oli ka see, et pildistada poiste nii-öelda sõjategevust või lahingtegevust. Nad alati ootasid mind küll kaasa, sest oli välja ujunenud selline ütlemine, et padre, tule meie põllu peale kaasa, et kui sa oled meie põllu peal kaasas, siis meie midagi ei juhtu. Kuidas võtta? Need korrad, mis mina käisin, tõepoolest mitte ühtegi surmajuhtumit ei olnud ja ei olnud ühtegi püsiva kahjustuse võitlejad. Kõik me tulime terves koosseisus tagasi. Aga tänu nendele ma need pildid sain ja mul on tänu nendele poistele võimalik teile midagi näidata. Võib-olla kunagi saab veel suurema näituse teha kõikides nendest missioonides, mis ma olen väljas käinud. Aga küllap te kõik tunnete vähemalt kedagi, kes missioonil on käinud erinevates piirkondades. See on raske töö ja mingis mõttes kõik see nagu paneb inimesi teistmoodi mõtlema elule. Ja siin ongi, et ma olen tahtnud teistsugust elu näidata, mitte näidata sõda, vaid näidata, et igal pool on võimalik elada, et inimesed võivad rahus elada ja andke neile ainult võimalus. Ja nende piltide kaudu ehk ongi rahu sõnum kõigile. Elame rahus. Aitäh teile! Kuna meie linnaosa vanem ja teabe inimene meil siin, kes ajalehte juhib, Jukka, on aidanud mul seda näitust korraldada ja et see üldse teo sai, nende poolt on siin ja selle majarahva poolt väikene laud kaetud, et tulge, palun võtke osa. Ma sain aru, et see sampus on alkoholivaba, et ees pead rooli minema, siis ei pea nagu pelgama seda, et politsei teid kinni peab ja midagi võib juhtuda. Nii palju vaeva näinud. Ja nüüd ongi see, et meie ei kontrolli seda kohalike inimesi, vaid seda teeb kohalike sõjaväe ja politsei. Ütleme, konflikt ei ole mitte see, et võõrad seal olid, vaid konflikt oli rahva enda seas. Ja see on nagu kõige keerulisem, et seda konflikti just rahvad ise panna ja ei suuda nagu ära leppida. Ja Elmandi on selles mõttes põnev piirkond, et kuna ta oli ju kõrbepiirkond, ta oli elatud ja tänu nende kanalitele muutus elatavaks, siis erinevates piirkondades tulid sinna inimesed, need on eri siis ütleme, et seal on usu-lahkude vahel on ka omad, ütleme, nüansid ja nad ei suuda omavahel sellist kokkulepet saada ja seal on need konfliktid hästi. See on surilina. See on inimene kannab endaga surilina kaasas